Tere! Täna valmistame ette sellist tööetappi nagu tootele märkimine. Tootele märkimine, see tööetapp on hästi oluline, sellepärast et see valmistab ette kõik teised tööetapid, nagu näiteks saagimine, peiteldamine, puurimine ja hööveldamine. Märkimine on hästi oluline, sellepärast et see peab olema väga täpne. Kui märkimisel tehakse vigu, siis seda viga võidakse võimendada järgnevates tööetappides ja see võib siis toote valmimise lõpptulemust tugevalt häirida. Ja kui valmis tootel on viga, mis on suurem kui 0,5 millimeetrit, siis tuleb kulutada lisaaega ja lisaenergiat selleks, et see viga, kas siis seda viga vähendada või siis kõrvaldada. Ja kui see võimalik ei ole, siis see toode läheb lihtsalt praaki ja tuleb teha uuesti. Märkimisel on siis oluline see, et oleks joonis. Joonise peal on siis näha, siin joonise peal on näha siis toode erinevates vaadetes. See on siis eestvaade, pealtvaade ja kõrvaltvaade. Ja igal detailil on siis ära märgitud mõõdud. Need mõõdud on siis millimeetrites ja samamoodi tuleb need mõõdud siis kanda detailile millimeetrites. Selleks, et märkida, on põhilised töövahendid pliiats, joonlaud ja kustukumm. Võib ka märkimisel kasutada sellist asja nagu rööbits. Aga rööbits on väga hea paralleel märkme tegemiseks. Et kui meil on vaja näiteks selle detaili servale märkida märge, mis on 20 millimeetri kaugusel, siis rööbits on selleks ideaalne. Et rööbitsale siis tuleb peale kanda märge. Siin rööbitsal täpselt samamoodi on näha, et on märgid peal. Pean silmas joonlaud on peal. Et siin tuleb panna õige koha peale, tuleb siis õige mõõdu juurde tuleb see ära fikseerida. Nii. Siis seda tuleb kontrollida. Selleks tuleb puu sisse teha märge. Nii. Ja see märge tuleb ära kontrollida. Ja kui see on õige, siis saab alles rööbitsat kasutada. Aga rööbitsa puhul on oluline see, et siin on peal nuga ja see jälg, mis ta detailile jätab, on füüsiline. Seda pärast hiljem kustutada ei saa. Et kui rööbitsat kasutatakse, siis tuleb seda meeles pidada, et kas seda füüsilist märget tahetakse töö peal näha või ei taheta. Loomulikult, kui ta jääb kusagile alla peitu, siis see ei ole oluline, kas kasutatakse rööbitsat või mitte. Aga põhimõtteliselt jah, rööbits on paralleel joone tegemiseks väga mugav ja kiire saab kasutada. Aga kui me rööbitsat kasutada ei taha, ja meil on vaja paralleeljoont teha, siis me kasutame pliiatsit ja joonlauda selleks. Aga pliiats peab olema terav. Sellise töövahendiga tööd teha ei saa. Nagu ma ütlesin teile, märkimine peab olema väga täpne. Märkimisel ei saa seda reeglit kinni pidada, et ma võin eksida 0,5 millimeetrit. Märkimine peab olema nii täpne, sellepärast et nagu ma ütlesin teile, siis töö käigus võib juhtuda see,
et eksitakse kas puurimisel, peiteldamisel, saagimisel või hööveldamisel. Ja seetõttu tuleb seda viga nagu viia võimalikult miinimumini. Aga pliiats tuleb siis ära teritada. See pliiats vähemalt. Selleks tuleb kasutada siis pliiatsi teritajat. Kui pliiatsi teritajat ei ole, siis igal tistleril on nuga, terav nuga. Kindlasti leidub töökojas vaibanuga, peitel. Nende vahenditega kõikidega annab siis pliiatsit teritada. Ja kui pliiats ei ole ikka veel piisavalt terav, siis on võimalik pliiatsi südamikku siis teritada veel liivapaberiga. Aga seda süsiga kokku saanud liivapaberit ei saa siis enam lihvimiseks kasutada, sellepärast et hiljem see süsiga koos olevat liivapaber võib hakata lihtsalt seda detaili või lihvimisel puitu määrima. Et seda peab siis silmas pidama. Nii, aga meil on vaja siis siia peale teha üks paralleelne joon, mis oleks siis detaili servast 20 mm kaugusel. Oluline on see, et detaili saab keerata, pöörata täpselt nii, et oleks mugav märkida. Kuna meil on vaja siia serva teha paralleeljoon, siis minul on mugav märkida, kui minul on joonlaud niimoodi otse ees. Sellel joonlaual on niimoodi, et see nullpunkt siin hakkab siit sellest servast. Nii et see nullpunkt tuleks siis panna siia selle serva vastu. Jälgima peaks, et ta ei oleks natuke üle ja ei oleks natuke puudu, vaid ta peab olema täpselt selle serva vastus. Aga minu meelest on see ebamugav ja seetõttu kasutan mina nullpunktiks 10. Sellepärast, et kui mul on vaja 20 mm kaugusele panna, siis 12 ja 10 vahe on ju 20 mm. Siin selle joonlaua peal, vaatan, kas saab ka lähemalt, on näha, kuidas on millimeetrid jaotatud pooleks. Minul isiklikult see joonlaud ei meeldi, kus kõik terves ulatuses on millimeeter pooleks jaotatud, sest see väsitab silma ja väga raske on siit leida üles, milline see õige joon on. Et millimeetrit oskan mina ise ka pooleks teha, selleks ei pea olema märge joonlaua peal. Nii, aga märgime siis ära. Paneme siis selle tooteserva või detailiserva, paneme täpselt ühtima siis selle pika joonega siin. See on meie nullpunkt. Ja märgime ära märgi, mis on siis 20 mm kaugusel ja teise ka, sest me tahame teha paralleeljoont. Nii. Hästi oluline on see, et pliiats oleks täpselt selle joone juures, mitte natukene siia, natukene sinna, vaid et ta on täpselt selle joone juures. Nii. Nüüd on meil vaja saada siia peale siis üks paralleeljoon. Nii, paralleeljoon. Näete, siin on üks punkt ja siin on teine punkt. Nii, need jooned panen siis joonlaua siia vastu. Ma fikseerin selle käega, et joonlaud ei liiguks. Hästi oluline on see, et ma kasutan kõiki võimalikke sõrmi, et joonlaud ei liiguks. Nii, kus see joon on? Kus see? Siin. Nii, nüüd peab jälgima seda, et kui kaugel on need punktid siit joonest. Sellepärast, et kui meil on pliiatsi paksus, ütleme pliiats natuke kulunud ja ta on tömp,
siis selle võrra tuleb seda joonlauda nihutada, et selle pliiatsi joon läheks täpselt nende punktide peale. Mitte, et tõmban joone ja siis hakkan vaatama, et see on punktidest hoopis palju kaugemal see joon. Nii, tõmbame selle joone ja näeme, et need punktide peal on siis see joon täpselt, mitte ei ole eemal. Nii, kui meil on, märkimiseks on ka teisi vahendeid, mida siis distillerid kasutavad ja mõõtmiseks. On siis mõõdulint, siis on mõõdupulk, ja on nurgik. Nurgik on asendamatu tööriist, kui on vaja tõmmata servaga 90-kraadine nurgal olev joon või siis mõne muu nurgal olev joon. Ütleme, et meil on saagimiseks vaja ette valmistada joon, mis oleks siit 60 mm kaugusel. Siia on vaja tõmmata üks joon. Nii. Selleks kasutame lauda. Võtame, paneme, märgime ära. Paneme selle, vaatame, et see serv siit ja see nullpunkt, meie nullpunkt ühtiks. Ja märgime ära 60 mm kaugusel oleva joone. Nii. Nüüd, mis on nurgiku puhul hästi oluline ja mida algajad teevad, on see, et ei fikseerita ära nurgiku talda. Tähendab seda, et kui hakatakse märkima, siis see tallaosa siin liigub. Et see tallaosa siin siis liigub. Oluline on see, et see tallaosa toetuks siia pinna vastu täielikult, sest kui see kalle on ka natukene siit võib-olla sutsu kaugul, siis see pind siit, see joon, mis liigub, tõmmatakse, on juba vale kalda all. Ja ütleme, et me peame saagima, siis toote lõpptulemus juba selle tõttu väga palju kannatab. Aga oluline on see, et me märgime jälle ära, paneme selle alla paika, hoiame kõvasti siis seda nurgikut kinni, vaatame, et oleks pliiatsi paksus oleks õige, vastavalt sellele nihutame ja tõmbame siis selle joone. Kui meil on vaja panna see kalde alla, näiteks on vaja siit läbi tõmmata või siit 6 cm kauguselt teha, see nurk on 90 kraadise nurga all. Aga meil on vaja siit 60 mm kauguselt tõmmata 45 kraadine nurk. Siis hästi oluline on see, et kuidas kasutada nurgikut. Näete, kui ma panen selle nurgiku praegu siia paika ja tahan siit tõmmata, mul on kõik tald ilusasti fikseeritud, siis näete, siit jääb puudu. See serv ei ulatu ülemise tipuni välja. Siis me peaksime hakkama ennustama, kui kaugel see siit on. Aga ennustada ei tasu, sellepärast, et see võib minna täppi ja ei või minna täppi. Sellepärast tuleb kasutada, leida mugav viis, mis oleks õige ja täpne. Ja siis see tuleb paika panna. Oluline on jälle see, et see tald oleks ilusasti paigal. Oluline on see, et see joonlaud oleks, või see nurgik oleks õige koha peal. Jälle tuleb arvestada pliiatsi täpsust ja tõmmata see joon servast servani. On ka selliseid nurgikuid, mille nurkasid saab muuta, kas 30, 60, 90, 75 nurga alla. Aga see põhimõte, et tööriist tuleb fikseerida, jääb ikkagist kehtima.
kui meil on vaja märkida siia näiteks puuraugud ja puuraugud peavad olema servast, siit servast 20 cm või 20 mm kaugusel, siis me tõmbame jälle siit ühe paralleelse joone. Ja need puuraugud peavad olema iga 30 mm takka ja viimane puurauk peab olema 210 mm peal. Siis tuleb meil jälle võtta joonlaud ja hakata märkima. Kõige sagedamini tehtav viga on see, et mis tehakse? Märgitakse siia ära 30 ja siis tõstetakse edasi. Jälle 30, jälle tõstetakse edasi, jälle 30 ja nii edasi. Aga kui me teeme siin igal tõstmisel, teeme kasvõi veerand millimeetrise vea, siis siin, kus me peame olema 210 mm kaugusel, siis see lõpptulemus ei pruugi olla enam täpne. Selleks, et seda viga vältida, tuleb siis natuke liita või osata liita. Nii, paneme nullpunkti paika. Niimoodi. Nullpunkt on paigas. 3 meil on juba ära märgitud. Ja meil tuleb iga 30 mm järgi, siis tuleb teha märge, et puuraugud tulevad siis 20 mm kauguselt servast ja siit selle joone peale iga 30 mm järgi. Siis selleks tuleb siis arvutada. Siin on 3, 3 + 3 on 6, 6 + 3 on 9, 9 + 3 on 12, 12 + 3 on 15, 15 + 3 on 18, 18 + 3 on 21. Nüüd on meil tulemus täpne. Kui me need vahed kõik ükshaaval kas ära mõõdame, on need õige suurusega ja me ei ole eksinud selle viimase märke tegemisel. Siin joonisel täpselt samamoodi on siin joonisel on näha, et siin on kandiku serv ja kandikul on siin käetugi või käepide, vabandust, käepide. Ja käepide on siis kandiku servast 10 mm kaugusel. See tuleb siis joonise pealt välja. Siin on näha. On 10 mm kaugusel ja materjali paksus ehk see käepide on 15 mm. Siin täpselt samamoodi. Ei tohi teha niimoodi, et sa mõõdad siit servast 10 mm ja siis mõõdad siit 15, vaid tuleb teha 10 + 15 on 25. Jällegi, et vältida seda viga. Niimoodi, aga need on siis põhitõed, mida siis märkimisel tuleb arvestada. Edu märkimisel ja kohtumiseni!